Kriis tabab meid tavaliselt ootamatult. Olgu see torm, elektrikatkestus, küberrünnak või midagi muud, mis meie tavapärast elu häirib. Selles olukorras hakkama saamiseks on kõige olulisem esmalt läbi mõelda, millised on sinu ja su pere peamised vajadused ja siis tasub teha plaan, kuidas iseseisvalt vähemalt nädal aega kriisiolukorras hakkama saada. Kuidas seda kõike teha, räägib täpsemalt Eve. Kriisivaru ei ole midagi eraldiseisvat ja see ei ole kõigi jaoks ühesugune. Iga pere lähtub oma vajadustest ja võimalustest. Kõige olulisem on joogivesi. Hoia kodus esimeste päevade varu ja mõtle läbi, kuidas saad järgnevatel päevadel puhast vett. Toiduvaru on see toit, mida sa tarbid igapäevaselt, aga jälgi, et kappides oleks vähemalt nädalaks varu olulistest toiduainetest ja mõtle ka toidu soojendamisele. Soojus on eluliselt tähtis. Veendu, et sul oleks alternatiivne kütteallikas või soe riietus ja tekid sooja hoidmiseks. Info peab jõudma sinuni ka siis, kui internetti pole. Patareitoitel raadiost või autoraadiost saad kuulata ametlikke teateid. Hoia telefonid ja akupangad laetud, varukoju patareisid ning mõtle ka valgusallikate peale. Varukoju olulisi ravimeid vähemalt 1 kuu jagu, esmaabi ja hügieenitarbeid ning sularaha juhuks, kui kaardimaksed ei toimi. Oma auto kütusepaak hoia vähemalt pool täis, et vajadusel liikuda turvalisemasse kohta. Kriisiks valmisolek ei ole paanika, vaid vastutustundlik tegutsemine. Iga pere teadlik ettevalmistus aitab kaasa sellele, et oleme kogu ühiskonnana tugevamad. Loe nõuandeid veebilehelt olevalmis.ee või telli Päästeameti tasuta kriisikoolitus.